kõigepealt võrdluses selle kohta, mida Tarvo Treier siin tutvustas niimoodi eksperimentaalselt väljumõeldud andmetega, et siis meie vaatlejatena tegime neid samu asju ka täisandmetega. Kuigi audiitor pääses nendele otse ligi ja sai nendega töödelda neid andmeid, siis vaatlejad said ise ka kontrollida neid samu protseduure niimoodi, et kui mõni hääletaja, tehniliselt teadlik hääletaja oli oma hääle salvestanud, siis sai selle samamoodi lasta läbi selle auditeerimisrakenduse. Ja kuna audiitoril tekkisid seal samasugused väljundid nagu siin, mis oli vastuolus, siis vaatlejad tahtsid veendada, milles siis probleem on ja mis juhtus. Selle käigus me siis käisime ka samamoodi läbi neid tegelikult häälekonteinereid, neid nagu arvujadasid, mis siin olid näha krüptograafilisel jadal, eks ole, ja selle põhjal võib öelda, et me tuvastasime, et 2 häält loeti valesti kokku või jäi lugemata. Ja kaebemenetluses selle lahendust ei saanud. Aga me tegime selle sama asja läbi vaatlejatele, et meil oli küsimus, et kes seda teha saab. Jah, mingis mõttes saab ainult audiitor teha või siis valimiste korraldaja, aga kui siis vaatlejad organiseeruvad ja salvestavad ise neid häälekonteinereid ja pärast siis neil teha järelkontrolli, ehk siis sisuliselt ise sõltumatult häälte lugemist, et mingites väidetes veenduda või ümber lükata, siis see on võimalik ja seda me ka tegime. Ja selles mõttes, et miks me seda tegime, oli see, et kuna audiitori väited olid vastuolulised audiitori raportis, et meie vaatlusraport ei ole veel ilmunud, aga audiitor siis tehes neid kontrolle ja võimalik, et siis saamad aru võib-olla programmist, mida täpselt tegema peab, nendest väljunditest, et ta siis oma raportis jättis osad asjad mainimata, jättis seal mainimata mingisugused tegelikult nende konteinerite arvud, mis andsid vigu ja selles mõttes see audiitori tegevus oli jah, nii teadliskaudne, et ta tõepoolest neid asju, mida siis Tarvo Treier välja tõi, et on ilmne, et ta neid ei oleks saanud avastada, kui oleks siis mingisugune selline manipulatsioon läbi viidud. Ja nagu siis selgus, et siis Tarvo Treier informeeris valimisteenistust nendest võimalikest, et kuidas saab siis audiitorit ette põhimõtteliselt eri viisid, kataloog, nimekiri, et kuidas siis on seda võimalik teha, informeeris valimisteenistust ja valimisteenistus võttis selle teadmiseks, kuidas tema saab siis audiitorit petta, aga jättis avalikkuse sellest informeerimata. Informeeris siis sellest avalikkust pool aastat hiljem, eks ole. Et selles mõttes see ja vaataja ei informeeritud sellest, et minu küsimus on see, kas audiitor näiteks teadis, et sellised ründed on võimalikud ja kas audiitor oleks võinud näiteks teha pingutusid, siis veendada, et need ei ole teostatud. Et igal juhul vaatlejaid sellest ei informeeritud, aga kas audiitorid informeeritud või mitte, et see on veel huvitav küsimus. Ja, võib-olla kohe valimisteenistuse uuesti see sama küsimus, mis oli tõstatatud, et ikkagi olite teadlikud juba veebruari 2025 nendest probleemidest, et on kõige võimalikud manipulatsioonid, aga samas sellest jäeti teavitamata Riigikogu avalikkus, aga lõpuks te ikkagi otsustasite avalikkust teavitada, kui seda tegite pea aasta hiljem, 9. detsember, mis oli päev pärast seda, kui olid hävitatud kõik kohalike valimiste hääled. Nüüd ma tulen sellest, mida ka võõrõppastas te näete, et oleks pidanud ikkagi sellest teemast nagu varem teavitama, kas või Riigikogu, aga ka avalikustama. Praegu lihtsalt see näeb natukene selline võib-olla ebakorrektne oli valimisteenistust juht. Kõigepealt ma öelda, et see, mida MTÜ avas valimised läbi viis valimiste käigus, mis need ründed e-hääletamise vastu, et kõik tuvastati. Need on ka audiitori raportis kirjas, ise lugeda, mis need põhjused olid. Ja tõepoolest Põder oma MTÜ-ga tõepoolest vaidlustas isegi seda, et nende eksperimendid ei läinud läbi. Ehk siis valimissüsteem ehitatud selliselt, et ta garanteeritud korrektselt antud hääle loeb. Kui seda manipuleeritakse, siis selline hääl hüüatakse. Mis puudutab nüüd kuupäevadesse, siis me ei ole teadlikud
mingisuguseid kinnihoidmisi teinud. Minu arvates, et e-häälte hävitamise aeg ei ole täpselt fikseeritud, see oli seotud ainult sellega, millal Riigikohtus kõik kaebused said lahendada. Me oleme infot kinni hoidnud, mis puutub Riigikogu informeerimist, siis seaduse järgi meie järelevalveorgan on Vabariigi valimiskomisjon, et ei ole mõttes sellist otsekanalit Riigikogu koguga kui sellisega valimisteenistuses ülesannete täitmisel sõltumata. Kas audiitor oli informeeritud nendest võimalikest turvariskidest ja selles osas, et samas probleemid, mida Treier tuvastas, et kas ta andsid talle ka ülesandeks, et ta võiks samamoodi kõik need veastsenaariumid läbi mängida, et kas tegi seda? Nagu ma juba selgitasin, siis 25. aasta valimisteks, see oli oktoobris, ei olnud võimalik muud valimisrakendust arendada. Audiitor Mölder oli sellest teadlik, aga nagu ma ütlesin, auditeerimisprotsess on terviklik, kontrollitakse komponentide omavahelist või andmete omavahelist kooskõla ja selles mõttes audiitor on ülesanded täitnud ja tulemuste õigsuses veendunud. No ehk siis see vastus on, et ikkagi audiitor ei mänginud läbi neid samu veastsenaariume, nagu on teinud seda Treier oma töös. Et Märt Põdral oli käsi. Jah, ma tahtsin öelda lihtsalt, et see, et Aarne Koitmäe väitis, et MTÜ olevat rünnanud valimisi, mis on valeväide. MTÜ pole mitte kunagi midagi sellist teinud. Mina ütlesin, et MTÜ tegi seda sama, mida tegi Tarmo Treier, ehk siis üritas rekonstrueerida seda, mida audiitor tegi. Ehk siis üritas teha lugeda hääli kokku, et see, et MTÜ on rünnanud midagi, et see on täiesti vale väide. Et võib-olla ka korra selline küsimus, et arvestades neid võimalikke ründekohti, potentsiaalseid, et kui palju siis võtame arvesse, kui palju siis tühistati e-hääli, kui palju oli korduv e-hääli, mis e-häälte kogus on, millest võime rääkida, mis potentsiaalselt oleks võinud sattuda rünnaku alla või manipuleerimise alla ja mida siis see auditeerimissüsteem ja audiitor ei oleks saanud tuvastada, kuna ta ei vii läbi selliseid veastsenaariumi, manipuleerimiste tuvastused, kui mis see häälte kogus võib-olla kes saaks vastata? Kogus on muidugi null, sellepärast et need näited, mida Tarmo välja tõi, puudutavad auditi rakenduse funktsionaalsust. Osasid neid kontrolle seal tõepoolest ei ole, aga see ei tähenda, et andmete terviklikult ei oleks kontrollitud. Ehk siis kõiki andmeid võrreldakse omavahel ja kui mingi viga tekib, siis see ka järgmistes etappides välja tuleb. Ja lihtsalt ma korraga ütlen, et lihtsalt see, mis oligi nagu välja tulnud, oli see, et see auditeerimissüsteem ei olegi niimoodi üles ehitatud, et tegelikult tuvastada selliseid spetsiifilisi manipulatsioone ja see, et andmete terviklikkused, nagu need ka näitasid, et terviklikkust ta võib näidata, aga seejuures, kui neid eraldi selliseid veastsenaariume mitte läbi mängida, siis eks ole, audiitor lõppkokkuvõttes ei näegi neid, eriti kui seda tehakse väikses koguses või hästi spetsiifiliselt. Ma ikkagi täpsustan, et jutt käib auditi rakendusest, mitte auditeerimissüsteemist, ehk siis sellest kogu andmeauditi protsessi auditi läbiviimist. No näiteks, et näiteks valijate arv. See valijate arv on meil ju näha kodulehel kõigil, üle Eesti. Ja kui üks härra Treieri näide on ju ka see, et lisatakse hääli juurde, et kui nüüd me loeme hääled kokku, siis ne ju tulemuse arv ei klapi enam ju valijate arvuga, on loogiline. Et need
erinevad näitajad hüpoteetiliselt tulevad kontrolli käigus välja. Me vaatasime härra Treierilt puhtalt ette audiitrakenduse, kuidas seda saaks teha läbipaistvamaks vaatajatele kõigile, kuidas puhtalt selle audiitrakenduse põhjal nüüd teha lisakontrolli samu, mida tehakse töötlusrakenduses juba praegu ja millega vaadatakse. Ja audiitoritel oli olemas ligipääs kõikidele seadistustele, audiitor on ERP-süsteemi põhjalikult auditeerinud ja veel kord, et Treier ei leidnud ju meie töötlemisest ega audiitrakendus ühtegi viga. Ja seda enam, et kui ta kasutas meie ametlikku töötlemisrakendusest, ta pidi käsitsi neid andmeid muutumis näitab, et tegelikult see töötlemisrakendus töötas õigesti. Aitäh. Ja, aitäh. No ikkagi see näitas, et on võimalik nagu mingid asju muuta, nagu oli, et kui on siseinfo, mis on ligipääs, et siis on teoreetiliselt need võimalik. Aga ma uuesti tulen, et kuna seal oli erinevad, üks, et see nii-öelda kummitushääl võis lisanduda, kas näiteks süsteem võis kehtivaks e-hääl, kuigi valija võis oma valikut hiljem jaoskonnas pabersedeliga muuta või siis e-hääl, mis pidi olema kehtiv, seda võis kehtetuks tunnistada süsteem näiteks või siis kordushääl, et e-hääl järjekord vahetati ja kehtimas jääb vale viimane e-hääl. Kui lihtsalt võtta arvasse, et näiteks need e-hääled, mis olid tühistatud ja siis nii-öelda e-hääled, mis olid kordushääled, siis mina saan aru, et see number on umbes 8000 e-häält, et võib-olla keegi saaks seda kinnitada seda numbrit. Mina võin öelda, et neid tühistati paberhääli 388 ja siis kordushääli lisanduvad 182, mis teeb kokku selleks nii-öelda Treieri kaasustes kirjeldatud häälte arvuks 8570, et niisuguse hulga hääli siis oleks nende meetoditega, mida Treieri kirjeldas, saanud siis ära muuta. Täpselt ikkagi, Märt mainis, et audiitrakendus on midagi ära muuta, ei saa ära muuta. Tulemuste korrektsust. Et sellepärast, et vastus ongi, et palju see hääli mõjutas, kui palju hääli, vastus on null, sellepärast, et kõik need hääled on kontrollitud. Me räägime siin siseründest, eks ole, teie endi, et kas teie ise muutsite valimist tulemast on see küsimus ja kas te saite seda teha või mitte ja kas teil oli võimalus seda teha. Ja kui Treier teid informeeris, kuidas seda teha, siis te kahtlemata oli võimalus, et oleksite saanud, kas te seda tegite või mitte, see on eraldi küsimus. Et siseründaja puhul ei ole küsimus selles, et kas töötlemisrakendus töötab, vaid kas te manipuleerite töötlemisrakendust mingi sisendiga, mida sinna võiks anda või teeb seda keegi teine. Mitte teie, vaid keegi teie infosüsteemidele ligipääse, keegi teie ruumidele ligipääse, midagi sellist, eks ole. Siseründe puhul peaks midagi sellist silmas. Ma selgitaksingi härra Põdrale, et Treieri tööeeldus on ka see, et saab andmeid manipuleerida. Aga sisemist valimiskasti manipuleerida ei saa ja kui meil on võimalik seda mingisugune manipulatsioon läbi viia. Et jällegi me räägime auditi rakendusest ja seal läbi viidavatest kontrollidest, see ei ole absoluutselt seotud sellega, kas e-hääletamise süsteemi tulemus on kontrollitud või mitte. Priit Sibul. Küsimus valimiste läbiviijale, et kui Treier edastas teile andmed veebruaris ja siis konkreetselt näite teised joonised ja siis te ütlesite, et te eeldate, et audiitor oli sellest teadlik, aga kas Treier teavitas audiitorit või teie, siis te nagu komisjoni esimehe juhile ei vastanud konkreetselt, et kas audiitor teadis nendest võimalusest, millest teie teadsite selle hetkel, et te vastasite midagi, et te eeldate, et ta teadis, aga meil oli see eelduspõhine küsimus, aitäh. Noh, see Treieri töö oli selleks aktiivselt teada juba. Ma ei oska rohkem seda kommenteerida. Ei ole ära. Aga kuidas töö oli teada ja isegi kus oli avalikustatud, aga see, kus teie tegite ka eraldi selle uudisega oma lehel, avalikustasite selle pärast detsembris, pärast kohaliku valimisel, pärast seda, kui
hääled tüübistatud, kuidas siis audiitor oli teadlik, et kas tal oli eraldi saadetud see töö? Noh, nagu vahemärkusena, et mina ei teavitanud peale valimisteenistuse kedagi ja minu artikkel tuli avalikuks aasta lõpus, ma täpselt kuupäeva ei mäleta. 28. november on siin kirjas. See oli, tõenäoliselt oli paar päeva hiljem, mis ametlikult. Ehk siis artikkel tuli avalikuks pärast valimisi, eks ole, ja pärast ikkagi seda, kui audiitor viis läbi raporteerimisel. Võib-olla kas valimisteenistus kommenteerida, et kuidas audiitor oli teadlik sellest tööst, kus ei olnud avalik. Ja te ei saanud alla. Minu teada on see oli edastatud see info talle. Härra Trier saatis meile enda siis mustad versiooni ja siis meil ilmunud versiooni siis ka andnud audiitoritele. Ehk siis tegelikult nagu mainitud, kui me alustasime TalTechi koostööd, siis esimene idee oli endepoolne, et hakata krüptogramme võrdlema. Et siis selle muudatuse me üldse viisime, selle me tegime audiitorakendusse ära. Ja siis tuli meil veel idee, kuidas muuta jäädest läbipaistvamaks, kuidas tuubeldada kontrolle, mida töötlemisel tehakse, ka mida audiitorakendus. Ja siis me võtsime selle töösse ja kui ilmus artikkel selle kohana, siis kirjutasime ka vastused. Ja, no lihtsalt algusest ta vastasid, et ei saanud ja ta sai sellest teada, kuna see oli avalik info. Nüüd, kui tuli välja, et see artikkel ei olnud avalikustatud, audiitor ei saanud sellest teada, siis äkki seda muutsite oma nii-öelda sõnastust, ütlesid, et ikkagi saatsite, see nagu ei ole väga usaldust tekitatud. Korra küsin ka seda, kas valimiskomisjon oli teavitatud ka sellest teemast? Jaa. Ma jällegi täpsustan, et me lugesime kõik Trieri artikli drafti ja jagasime seda siis asjaosaliseks. Ma eeldan, et me siin midagi nagu halba sellega ei teinud. Kõik saaksid sellega tutvuda. Tutvusid ka Riia inimesed, edastatud audiitoritele, siis kõik osalised said lugeda. Aga millal valimiskomisjon oli teatud? Määrava kohtul. Markuda? Ei, mul ei ole midagi. Et lihtsalt kui vaadata valimiskomisjoni protokolle, siis tegelikult see küsimus ei ole kordagi ju olnud arutusel. Siis on küsimus, kas see oli siis oli niimoodi eraldi saadetud, aga seejuures siis seda ei võetud kordagi päevakorda arutatud või siis on ikkagi see, et seda ei olnud saadetud. Meil on me vaja seda infot kinni mõelnud küll. No, seda saab muidugi ka veel eraldi pärast ja ka küsida. Et lihtsalt arvestades seda, et ma olen tänulik, et siin on täna vaadanud sellele päeval maha hääletud, aga komisjoni liikmed on alles nende samuti ka külas. Tegelikult ma ei sooviks teid niimoodi pikemalt kinni hoida, kuna tegelikult olete niimoodi, kuidas öelda, vabatahtlikult ja ikkagi tulenevalt nii-öelda sellisest heast tavast, kui Riigikogu liikmed küsivad küsimusi. Aga Marek Kuderski, teil oli ka mingisugune kommentaar või küsimus? Ja ma tahtsin täpsustada teha, et iseenesest ma tegin valimiskomisjonile sel teemal kaebusi, et neile Kristjan Kiilu ja siis Tarvo Treieri nende avastuste põhjal ja neid arutades valimiskomisjon küll kordagi ei andnud märku, et nad on teadlikud mingisugustest täiendavatest rünnetest või millestki sellistest ja ka kaebemenetluses ei liigunud lihtsalt lahendust. Ja et selles mõttes ja mis puudutab veel auditeerimist, siis valimisvaatlejad siis valmistasid ennast ette, siis ka vaatlema neid protseduure, eks ole, ja tahtsid siis tutvuda dokumentatsiooniga ja siis see dokumentatsioon siis selgus
siis kaebemenetluse käigus, et audiitor sai selle siis mitteametlikult kuidagi paar päeva enne auditilepingu sõlmimist, kui dokumentatsioon on veel allkirjastatud. Et ühesõnaga see, et mis kuupäeval midagi täpselt tehti, mis kuupäeval mingi dokument edastati, see võib isegi oluline olla. Et Riigikohus on otsustas, et tegelikult oleks seda asju varem teha ja siis lähtekuud avalikustada, mida ka ei tehtud. Et võib-olla saaks siis selle kuidagi päris selgeks, et millal siis audiitor oli ikkagi see Tarmo Treieri artikkel anti, millal see anti täpselt siis valimiskomisjonile, siis ma saaks ka teada, et miks valimiskomisjoni teadnud, kui me seda teemat arutasime sellest küsimusest pidanud. No, ma täpsustan nüüd jällegi, et mis iseloomustab neid valimisi oli kaebust või suur arv, mis enamusest tulid virtuaalsed valimised ja Märt Põdra või ühelt neist või mõlemad korraga. Ja selle käigus tõepoolest leidnud erinevaid väiteid ja valimiskomisjon on ka neile vastanud Riigikohus, need selgitused samuti esitas. Riigikohus on neid samuti vaadanud, et ma nendin, et nende küsimuste kohta, mida Märt Põder oluliselt teab, et see kaebemenetlus ei ole alati see kõige efektiivsem protsess, et kaebemenetluses järgitakse kaebemenetluse reegleid. Aga mis on kõige efektiivsem protsess? No ilmselt otsetuutluse. Ma nagu võimalik esitada märgkeelde selgitustaotlusi, kõik võimalused on olemas. Aga ikkagi siis seda praegu ei oska öelda, et millal siis edastati audiitoritele see Treieri artikkel ja millal edastati valimiskomisjonile? No umbes kas kohe, kui see saadeti detsembris või siis juunis või siis Maiamäevastul kirjavastul. Anti Poolamets. Ja ma küsiks Treierilt, et see oli väga oluline töö, mida te tegite. Kahju, et seda varem ei ole sellisel kujul tehtud. Kuidas te näete neid võimalusi samasuguste eksperimentide jätkamiseks? Et ikkagi tänapäeva maailmas, kus meil loetakse, et ründed keskmiselt mingisuguse süsteemi vastu on päevas juba väga kõrged, oleks see eluliselt tähtis, et kuidas te näete, et tegelikult seda teie enda meeskonna ja enda pealt seda uuesti edasi testida, neid auke leida, kuidas jätkata ja kuidas võiks seda ka laiemalt testida, eriti professionaalselt rahvusvaheliste ekspertide poolt, sellepärast, et enamasti on need kallaletungijad testivad nii kaua, kui need osutuvad parimaks mõne suure süsteemi vastu, et see on see probleem. Läheb maailmas, me oleme seda nii palju näinud. Aitäh. Loomulikult selliseid eksperimente saab teha ja seda saaks siis aidata, et seda oleks lihtsam läbi viia, et see pingutus selleks, et saaks neid läbi viia, oli ikkagi kuudes või isegi aastates mõõdetav, et sinna tasemele jõuda, et selliseid asju teha. Aga mis mind tegelikult auditeerimise poole pealt ja isegi tähtsamaks, kui neid üksikud katsetused, on see, et kuidagi meil see täna me räägime sellest, et kuidas saaks veel paremini teha auditit, aga selleks, et nende usaldus oleks laiem, ma näen, et ma tõin seda artiklist ka välja, mitte väga pikalt, aga siiski, et erakondadel ja teistel osapooltel peaks olema mingi võimalus andmete põhiselt siis kontrollida. Täna audiitor ainuke peale korraldajate, kes seda teha saab. Ja kui mingil põhjusel nüüd, kas audiitori siis mis iganes põhjusel jätab midagi kontrollimata, et kui meil oleks sõltumatuid audiitoreid mitmeid, nad oleks motiveeritud siis asju kontrollima. Põhimõtteliselt mina kujutan seda ette umbes sarnaselt, nagu me saadame ennast juristi esindama kohtusse, et
erakond saaks saata kellegi ennast esindama. Ja siis tõenäoliselt meil jääks ka mingid vaidlused ja kaebused alles, aga need saaks vähemalt toimuda andmete põhiselt. Et täna nagu minu jaoks on probleem see, et meil on tõendid, audiitor kontrollib neid, kinnitab tulemused, aga siis mingid suured huvigrupid pole andmete põhist kinnitust ise saanud teha. Ja tegelikult just erakondade poolt võimalik audiitori saatmine ja auditeerimine on olnud nagu nüüd päevakorras, et enne kohalike valimisi tegelikult kõigile erakondadele saadeti kiri, et te võite määrata oma, eks ole, esindaja. Siis, ja selle jaoks anti muidugi väga lühike etteteatamistähtaeg, siis aga võeti see pakkumine tagasi, siis tuli välja, et meil ei ole seadust, kehtivat seadust, mis seda võimaldaks ja mis on minu hinnangul probleem, mida ma arvasin ka, et me täna nagu arutame siin kõigile fraktsioonide esindajatega. Ja mul oli tegelikult kutsutud siia ka Justiitsministeeriumi esindajad, kes kahjuks ei saanud tulla, et mingitel põhjustel, et küsida, et kas seal on mõeldud seaduse muudatuse algatuse osas, aga ma küsin valimisteenistuse käest, et kas teile teadaolevalt Justiitsministeerium tegeleb sellega, kas ma mäletan lihtsalt, kui oli see arutelu, siis te ütlesite ka, et on vaja seda seaduse muudatust, et oleks võimalik. Et kas te teate, et kas nüüd on mingit uut infot või mingit näiteks läbirääkimiste käigus tekkinud? Põhiseaduskomisjon on kirjalikult pöördunud Justiitsministeeriumi poole Kiiri raporti ja sellest tulenevalt võimalike seadusmuudatuste osas. Hetkel me oleme kohtunud Justiitsministeeriumi ametnikega 2 korda, et neid seda raportit siis vaadata ja uurida, millised on võimalikud täiendused võiksid olla. Aga kas te näete, et need täiendused, muudatused on võimalik sisse viia enne Riigikogu valimisi, et tegelikult juba kiiresti, et Riigikogu valimisteks saaksid erakonnad oma audiitorid, sõltumatut audiitorid lisaks määrata? No mul on raske kommenteerida, kuidas see on valmis, kuidas see menetlus kulgeb. Aga praegu ajaliselt oleks võimalik, kui eelnõu valimiks esitaks mais ja juunis. Jah, et ma saan aru, tegelikult see ei ole väga küsimus. Teile, see on muidugi Riigikogu jaoks küsimus, aga lihtsalt kuna te teete koostööd Justiitsministeeriumiga siin teemadel rohkem teadmisi, et kindlasti me esitame veel lisaküsimused Justiitsministeeriumile selles osas, et küsime ja suhtleme ka põhiseaduskomisjonides, tegelikult nemad peaksid selle teemaga tegelema, aga see teema on seiskunud ja tegelikult see on see koht, kus me peaksime ka Riigikogus mõtlema, et midagi me tegelikult siin saaksime teha enne Riigikogu valimisi. Arvestades neid riske ja asju, et tegelikult samamoodi ei oleks väga õige jätka. Aga ma tegelikult ei tahaks rohkem hoida kinni ei komisjoni liikmetega ka külalisi, kes on mul väga tänulik, et jäite kõigi mingid asjad, mis on veel siin kirja ja mingid asjad, mida me hakkame lisaks uurima ja seaduse ettevalmistamise osas, et suur aitäh. Aitäh.